Kas oleks küsimusi seoses Rakvere linna ja eluga? Viimasel ajal on Rakveres edukas arhitektuurivõistlus Pauluse kiriku suhtes koha pealt. Väga kiitud projektid. Samas on meil ka olemas seltsimaja projekt. Aga nüüd ma tahaks teada, et näiteks laua taga istujad, et kui nüüd on tõesti need eurorahad olemas, see tähendab ka seda, et peab olema linna oma finantseering. Kumb kultuuritempel enne siis ikkagi valmis ehitatakse? See on huvitav. Aga vastake lühidalt 3 lausega igaüks. No mina ütlen esimese vastuse, et eurorahade puhul on õnneks selline hea asi, et esiteks lähema paari aasta jooksul on eurorahastusega projektid ainukesed, mille puhul omavalitsused saavad kasutada laenuvahendeid. Ja kuna reeglina on eurorahastuste omafinantseering suurusjärgus 5-10%, no toome näiteks sama muistikakool, mis alles valmis, eks ole, seal oma rahastamise oli 5%, eks ole, no 10, äärmisel juhul 15, eks ole, siis see protsent on iseenesest, eks ole, siiski niivõrd väike, et ma usun, et kui õnnestub mõlemad projektid rahastust peale saada, siis selle omafinantseeringu Rakvere linn jõuab igal juhul tagada. Aga mis ma seda laenulugu räägin, see on sellepärast, et kuna see reaalne laenupiirang on peal ja ütleme tänased tegemised järgmise aasta eelarve peale näitavad seda, et me teeme seda eelarvet suurusjärgus 20-25% madalama tasemel, kulutasemel ja tulutasemel kui sel aastal. See tähendab väga üheselt seda, et meil omafinantseeringu võime mingites muudes investeerimise mõttes ju praktiliselt puudub. Me ajaks ju õhku välja, kui me hakkaks rääkima siin, et me hakkame ise ehitama midagi. Me saamegi panustada ainult sellele, kus me saame mingid vahendeid juurde laenata ja siis neid abirahasid kasutada. Kahjuks. Ranna jätkab, aga sul oli hästi pikad laused, Mihkel, aga ma hakkan lühilauset 2-3 laused oleks. Tegelikult Mihkli sellest jutust võib-olla natuke konkreetsemaks minnes täiesti nõus ja ma arvan, et reaalsus on lihtsalt see, et kuna meil tänane see seltsimaja projekt, mis on meil siis selle vana kitiklubi kohale tehtud, on täna ühte euroraha taotlusvooru esitatud. Sõltub sellest, mis see vastus sealt tuleb. Kui see vastus tuleb positiivne, siis ma usun, et keegi ei hakka ütlema volikogus seda, et seda projekti ei peaks tegema, arvestades, et iga 7 kroon tuleb Euroopast, nii et ütleme siis 8-1 tuleb endal panna. Ja kui sealt euroraha peale ei saada, siis ma loodan, et üldine konsensus on selline, et kui peaks minema töösse Pauluse kirik, siis kindlasti ei peaks see kirik jääma ainult suureks kontserdisaaliks, kus siis kord või 2 kuus kontsert toimub, vaid seal peaks kindlasti olema juures ka palju muid funktsioone, mis on tunduvalt igapäevasemad, ehk siis need samad funktsioonid, mis on tänasel sellel seltsimajal. Ja seal juures ka tegelikult kunstigaleri, mis tänasel kujul tegelikult linna vajadusi ei rahu. Nii et kui sellest taotlusvoorust raha saadakse, siis tõenäoliselt läheb töösse see projekt. Kui sealt ei saada, siis ma arvan, et kui läheb koos Pauluse kirikuga tuleb seltsimaja ja galeriiga. Ja sellisel juhul peab linn otsustama, mis ta selle saraga teeb. No, kas või maha lammutama siis, eks ole, me ei saa ju lõputult hoida seda. Linnapäise. Tegelikult on veel täienduseks juurde, et tegelikult mõlemad projektid on realiseeritud tõesti euroraha abiga. Ja ühes osas meil on kahjuks selgus juba majas, ehk me esitasime taotluse maakondliku koitkavasse maakonna seltsimaja rahastamiseks. Maakond pidas seda maakondlikust prioriteediks viimaseks, ehk see ei saanud rahastust. Nii et selles mõttes on selle poolus otsus teada, et tuleb otsida muid rahastusvõimalusi. Ja Pauluse kiriku renoveerimise osas on meil nüüd hästi lühike tähtaeg, et esitada sisse kuskil vahemikus oktoober-jaanuari sisse rahastustaotlus konkurentsivõime meetmesse. Kui me sealt saame raha, siis saab seda täiesti eelkõnelejate nõus täita laiema sisuga kui ainult kontsertmaja. Mis Keskerakond arvab? See on üks selline vanasõna, et kui ei ole teada, kuhu me läheme, siis ei ole oluline, millise tee me valime. Osasid asju saab otsustada siis, kui see otsustamise aeg on käes. Ja see ilmselt ongi nüüd... Aga kui protsessid on käimas juba. Et siis, kui see otsustamise aeg on käes, siis tuleb otsustada.
käis. jah, meie oleme natuke otseselt seotud sellega, sellepärast et meie praegu nii-öelda haldame seda kirikut ja ma usun, et me oleme üsna pessimistlik ja ma arvan, et nende väikeste vahenditega ja raskes olukorras see spordisaalina jätkab võib-olla isegi aasta-kaks. Need on üsna pessimistlikud, aga mis puutub siis rahva ja võidame seltsimajja, siis seltsimaja ja rahvamaja me paneks ühte ja valda jaks Rakvere spordikeskus, ma usun, et sellest tuleks üks väga asjalik mõte. Aga Pauluse kirjutu ma olen üsna pessimistlik ja ma mõtlen, et me istume veel 2 aasta pärast võib-olla ja mõtleme selle peale, sest me ei saa sportlastelt ka tegelikult siiski saali ära võtta, praegu on nõudmised üsna suur. Stopp, kas ei ole juba välja käidud seda juttu, et ühte spordikeskust hakatakse vist vaikselt otsi kokku tõmbama? On niisugused jutud ju käinud? Millal linnast nagu üks spordikeskus? Jah, aga jutt on staadion. Erinevatest toonetest. Laseme abilinna peal korraks vastata, aga siis pärast anname sõna valimisliidu Rakvere esindajale. Lihtsalt täpsustamiseks, et staadioni ei plaani küll keegi lukku keerata. Et siin on mingisuguseid selliseid noote on olnud, et siin et kui selliseid otsuseid, kui on valiku küsimus, et see või teine, siis on selge, et valikuid tuleb langetada nii või ellu tuleb jätta need kohad, mida inimesed aktiivselt kasutavad. No ma usun, et siin on mingisugune infomüra. Me oleme nii palju vaeva näinud, et neid spordirajatisi rajada, sest jälle sama, lähme 20 aastat tagasi. Oli see periood, kui 30 aastat oli Rakvere linna ainukeseks spordisaaliks seesama 8 sambaga Pauluse kirik, eks ole. Me oleme nii kaua vaeva näinud, et neid rajatisi rajada, neid staadionid ja spordihoonid, et ma küll ei usu, et siin linnas oleks neid, kes tahaksid nüüd hakata neid kinni panema. See on küll mingi infomüra. Aga jätame veel sõna valimisliit Rakverele. No tähendab loomulikult, kui nüüd selle Pauluse kiriku jaoks on võimalik saada eurorahastust, samad moodi ka KIK-i klubile, siis me loomulikult toetame seda. Aga samas, kui nüüd võtta, kui me räägime kas või sellest samast, et ühistransport maksab 5-6 miljonit aastas selleks, et siin korda viia. Räägime kõnniteedest, kui täna on meil eelarves kõnniteede remondiks ainult 2,3 miljonit aastas üldse. Sõiduteedele ka sama? No sõiduteedele on natuke rohkem, 2 korda rohkem. Siis kui me võtaksime prioriteete, siis loomulikult eelkõige see, et inimesed pääseksid kodust tööle, kodust poodi, kodust kas või linnavalitsusse, et jah, kui see raha tuleb kuskilt ja kui me nüüd linn peab olema valiku ees, kas maksta see 5% või ei, siis selle 5% maksmist ilmselt on see õigustatud, aga teistpidiselt mitte.